Riigiteaduste bakalaureuseõppe lõpetajate nimel saab nüüd sõna Kirke Katariina Siimsoo. Lugupeetud publik, õppejõud ja kaaslõpetajad. Olen aru saanud, et tavaliselt tsiteeritakse lõpukõnedes presidente ja Platonit ja teisi kõikvõimalikke väga tarku inimesi. Küll aga ei ole varasemad lõpetajad pidanud veetma poolt enda ülikooliajast ülemaailmse kriisi taustal ja 4 seina vahel istudes. Seega suured tähtsad sõnad jätan neile, kellel ei ole kuklas tunnet, et näost näkku olles tuleb rääkida nii otse ja ausalt ja südamest kui võimalik. Sest mis siis, kui jälle järgmised 3 kuud ei näe mitte kedagi. Nii et seekordne kõne tuleb otse südamest, siiralt ja ausalt, millest tulenevalt tuleb valmis olla nii mõnekski klišeeks. Minul ei olnud kunagi plaanis minna õppima riigiteaduseid. Ma olin alati teadnud, et Tartu on ülikoolilinn ja et kui minna Eestis ülikooli, siis ilmselgelt Tartu ülikooli. Olin kuulnud lõputult lugusid sellest maagilisest ülikooli elust, mis on täis sesse ja üle Kaarsilla kõndimist ja lõputuid pidusid paralleelselt lõputu õppimisega. Seega ma teadsin, et tulen õppima Tartu ülikooli, kuid plaan oli alati olnud minna õppima ajakirjandust. Kuid midagi selle juures ei olnud minu jaoks justkui päris õige. Seega valisin plaan B-ks riigiteadused, sest see tundus ka väga huvitav. Mu vastuvõtuvestlused olid samal päeval, nii ajakirjanduse kui riigiteaduste oma, kuid riigiteaduste vestlus oli ajakirjanduse omast veidi varem. Nii ma läksin Schüttesse vestlusele, mitte just eriti kõrgete ootustega. Kuid siis vastuvõtuvestlusel õppejõudude Kilbi ja Pääboga rääkides tundsin ma järsku, et just siin pean ma olema. Et see on see koht, kuhu ma kuulun ja mida ma päriselt pean tegema. Ma olin selles järsku nii kindel, ilma igasuguse kahtluseta hinges ja nii tulin ma vestluselt ära teades, kus ma veedan oma järgmised 3 aastat. Ma olin oma otsuses nii kindel, et ma isegi ei läinud ajakirjandusvestlusele kohale. Selle asemel jäin ma suurest pingelangusest Pürokovi pargi pingil pidulikes riietes magama. Nii et see Tartu vaim jõudis minuni õige ruttu. Ja siiamaani läbi 3 aasta pole ma kordagi veel oma otsus kahetsenud. Ka ootused Tartu kohta said kõik tõeks. Mu ülikooli aeg Schüttes õppides tegi minust uue inimese. Eelkõige muidugi loodetavasti kõvasti targema. Õppisin nii kiiresti, nii palju ja hakkasin maailma nägema täiesti uues valguses. Poliitikateooria klassikutest ja statistilisest modelleerimisest kuni rahvusvahelise poliitökonoomia ja poliitiliste ideoloogiateni hakkasin ma maailma, rahvusvahelist süsteemi, riikide toimimist ja poliitikat ennast paremini mõistma. Ma ei julge väita, et nüüd on mul kõik selge. Kuid õppides riigiteaduseid sain ma aluse edule ja õnnelikule karjäärile ja targemaks inimeseks olemisele. Kuid kogu selle tohutu tarkuse ja haritlasvaimu keskel on vähemalt sama suurt rolli mänginud inimesed, kes on olnud määrav tegur selles maagilises ülikooli elus. Olen elanud seda elu lõputu õppimisega paralleelselt nende lõputute pidudega. Veetnud unetuid öid Kääriku sügiskoolis, kõndinud üle Kaarsilla, eksamiks õppides koos sõpradega pead vastu lauda tagunud ja leidnud sõpru kogu eluks. Teinud nii mõnedki küsitava väärtusega otsused ja mõned igati adekvaatsed. Küll aga on probleemseks kohaks siinjuures minu jaoks asjaolu, et nüüd me peaksime olema justkui päris inimesed. Et meil peaks olema nagu plaan ja nii, et mida me teeme nagu elus ja niimoodi. Ja see on mind ülikooli lõpu puhul alati kõige rohkem hirmutanud. Et nüüdsest alates me teemegi asju ilma korduseksamiteta. Aga kuidas? Mina ei tea, mida ma teen. Ma lihtsalt teen kõike nii hästi, kui ma oskan ja ma tean ja annan endast parima ja siis lihtsalt loodan parimat. Ja suurem osa ajast lähebki hästi. Kuid mul on siiski alati olnud tunne, et pärast ülikooli ei saa enam niimoodi, sest siis me oleme päriselt täiskasvanud. Kuid siis ükskord see tabas mind
see võib-olla ongi täiskasvanuks olemine. Ilma kindluseta nii hästi tegemine, kui oskad, ja siis parima lootmine. Karta ja ikkagi teha. Kui muidugi publikus olijad tunnevad, et see ei vasta tõele, siis ärge mulle täna seda veel ütlema, tulge palun. Et mõnda aega oli keskmine põnevam meelelahutus kodus toidupood jalutamine, nii et Tartu graffitid said mul hästi selgeks, siis tsiteeringi siinkohal hoopis kesklinnas ühel sillal nähtavat Tartu tänava kunsti. Olgem realistlikud, nõudkem võimatut. Siinkohal tahangi öelda, et ma soovin kõigile täna lõpetajatele ja ka neile, kes alustasid meiega, kuid täna veel ei lõpeta. Julgust teha asju hirmust hoolimata. Mu ema on alati öelnud, et kui mingi asja osas on selline tunne, et see on nii hirmus, aga nii põnev on ka, siis see ongi see, mida peab tegema. Nii et mingem kõik ja tehkem asju, mis tunduvad veidi ulmelised, et kuidas ma sellega hakkama saan ja mis saab asjad, mis panevad kõhus keerama, aga samal ajal südame elevuses kloppima. Tehkem kõiki neid asju, sest päris ausalt mina ei tea, mis meist saab. Ma ei tea, et meist tulevad peaministrid ja presidendid ja võrratud ametnikud. Sest kõik on nii lahtine ja see lahtisus, see tunne, et sul pole tegelikult õrna aimugi, kus sa aasta pärast oled, selle tunde peame omaks võtma ja siis sellest viimast võtma. Ja haarama kõigist nendest ebamugavatest, aga nii põnevatest võimalustest, mis meie teele tulevad ja püüdlema selle poole, mis esialgu võib tunduda võimatu. Sest kuigi ma ei tea elu kohta palju, sest ma tean seda, et te saate hakkama kõigega, mida olete otsustanud teha. Tihtipeale tunnen, et kogu selle lahtisuse ja segaduse keskel on mu sõbrad justkui mingisugune kindlus, sest tean 100% kindlalt, ilma igasuguse kahtluseta, et nad suudavad saavutada kõik, millest on unistanud. Mul on teisse kõigisse kogu südamest nii palju usku, et teid vaadates saan ma juurde kindlust maailmasse ja selle tulevikku. Põhikoolis vaelev 14-aastane Kirke poleks kunagi uskunud, et ma seisan täna siin, et ma elan seda elu, millest siis unistasin. Sõpradega, enesekindlana ja vabana. Pärast täielikku keskkonnavahetust tulles Viljandist Tartusse, pärast vahetussemestrit Hollandis, pärast uute riigiteadlaste vastuvõtmist, pärast rahvusvaheliste suhete ringi, pärast riigiteaduste seltsi, pärast ülikooli, ma usaldan inimesi ja maailma ja iseennast. Ülikoolaeg näitas mulle, kuivõrd ilusad ja targad inimesed siin maailmas eksisteerivad, näitas, kuivõrd oluline on haridus ja inspireeris mind püüdlema selle poole, et olla kunagi parim kombinatsioon avatusest ja tarkusest. Ma ei suuda kunagi tõenäoliselt piisavalt tänada meie õppejõude, kõige selle eest, mida nad meie heaks on teinud. Kõigi nende uskumatult huvitavate seminaride ja loengute ja kodutööde ja kogu nende panuse ja vaeva eest ka koroona ajal parima hariduse tagamisel. Ma ei suuda kunagi piisavalt väljendada enda armastust nende inimeste vastu, keda siin õppides kohtasin. Ma ei suuda kunagi piisavalt väljendada, kuivõrd tänulik ma olen kogu selle ülikooli ja elukogemuse eest, mis ma ülikoolis sain. Ja ma ei suuda kunagi piisavalt väljendada, kui tänulik ma olen universumile, selle võimaluse eest õppida ülikoolis just nende õppejõudude käe all, kes siin täna on, ja õppida samal ajal koos ja kohtuda just nende inimestega, keda siin kohtasin. Kroonuaia sillal on tekst. Maailma lõpus on kohvik. Kas kohtume seal? Kohvikusse läheks ma igaühega teist, iga kell, mil piirangud aga lubavad. Kuid teiega uuesti kohtuda loodan ma palju varem kui maailma lõpus. Aitäh!